Minu ja Kelly sõprus sai alguse ühe reklaamiga. Saare reklaam oli see ja piimatooted siis. Salvestasime seda 2015 aastal. Kelly oli päris pisike ja mina olin siis 20 vist. Kuule, kas sina oled see laulja Grete? Kelly tuleb suusad seljas, et kas sina oled see kuulus laulja? Et see hästi nagu selline kihvt ja väga äge reklaam oli see. Ja sealt alates meie saimegi tuttavaks, jäime suhtlema, üksteisele väga põialt hoidma. Mina imetlen Kellit tema töötahtes, töökuses, sihikindluses väga see, missugune distsipliin tegelikult igal sportlasel peab olema, et neid tulemusi tuua. See on mega. Atmosfääri poolest oli koroona kõik väga karm, et iga päev testid, kõik pidid ennast hoidma ja kindlasti natuke võttis seda meelulu alla, sest seda nautida, seda melu poolt väga ei saanud, pidi seal istuma pigem enda toas ja rohkem väga teha ei saanudki. Seda suurem oli rõõm minna vaatama, et endaid võistlus läbi, pinged maas, okei, et tasub minna ja riskida, et keegi selle reeglite vastu. Sinna bussi peale me läksime, mis sinna viis. Keegi meid lõpuks ei takistanud ja niimoodi ma sinna jõudsingi. Tervist! Täna me vaatame siis Kelly võistlust. Mul on lebopäev, sellepärast mul tulen siia vaatama. Kui me jõudsime kohale, siis ma nägin, et okei, suur mägi, polnud varem käinud seal. Siis me otsisime alguses kohta, et esimese ranni ajal me olime seal mäe all. Aga olime siis Rene Sahkna ja Kristo Siimeriga elasime kaasa. Sahkna oli see meid tõlke, kes ütles, kas see hüppe läks hästi või mitte. Ja hästi siuke robustselt suur oli kõik ja tõesti näed hästi kaugelt, kuidas Kelly tuleb, aga see on nii kaugel ja üldiselt hästi võimas ja tegelikult hästi huvitav vaadata. Mul on isiklikult hästi hea meel, et ta kõrval on Mihkel, kes on ka ta partner ja treener ja nende omavaheline selline klapp ja see, mismoodi Mihkel tegelikult hoiab Kellit, see on imetlusväärne. Peale esimest seda ranni siis Kelly lehvitas, kui ta üles sõitis. Siis pärast me läksime koos kahe teise sportlasega veidi ülespoole. Seal vist ei tohtinud olla. Läksime sinna, siis tuli siuke turvamees. Näita näpuga Kelly peale. Küsisid, mis te teete siin ja et kes te olete? Siis ma olin ka, et Eesti ja et Kellit vaatab. Okei, siis võite olla. Suur hüpe ja Kellil seal all suuskal jalast ära tuleb, aga ta jääb püsti, siis see on väga hull ikka. Oi! Püsti ei! Ei, see on kukkumine. Ei ole? See on kukkumine. Emotsioon oli, et ta ei püsti, et kõik on hästi, aga siis kõrvalt Sahkna ütleski, et ei, see loetakse kukkumiseks. Suur osa inimestest oleks väga liimist lahti, sellest olnud oleks katkestanud ja ei olekski võimeline enam midagi või olnud võimeline jätkama. Selles suhtes müts maha. Kui tal teine aluste läks, siis ta enam nii rõõmus ei olnud. Lõpuks tuli siis medal ja tegelikult ikka väga võimas oli vaadata, kuidas ta ikkagi seal kohe ka siis lilleseremooniale viidi. Et endale sportlasena andis nii palju juurde, et okei, et Kelly tegi ära ja eestlane on medalil, ja see on nii au sees ikkagi, et tahaksin ise ka olla see mees, kes astub pedestaalile olümpial. Väga äge tunne oli endal ka Kellit vastu võtta ja minul oli väga suur au osa saada sellest tema koju tulekust ja saabumisest. Väga äge tunne oli, väga äge. Me olime ise Andreiga seal laval nii õnnelikud, ei osanud midagi järsku enam teha ja see oli täiesti Kelly moment ja mismoodi tegelikult ju rahvas oli talle tulnud kaasa elama, et see oli väga südantsoojendav.